Tähtis päev on Anton Hansen Tammsaare jutustus, mis ilmus esmakordselt 1903. aastal ajalehes Teataja pealkirjaga Tähtjas päev. 1903. aasta kevadel peale Narva gümnaasiumi lõpueksamite sooritamist asus 25-aastane Anton Hansen Tammsaare sügisel tööle ajalehe Teataja toimetusse kutselise ajakirjanikuna. Tammsaare ülesanneteks oli ajalehele kohalike sõnumite rubriigile materjali kogumine, kaastööde redigeerimine ja teatrietenduste retsenseerimine. Just toimetuses töötades tekkis Tammsaarel tihe kontakt Tallinna kultuurieluga. Ajalehe toimetusest lahkus Tammsaare 4 aastat hiljem, 1907. aastal, kuid artiklite kirjutamist jätkas ta elu lõpuni. Tammsaare varasemast loomingust omaette rühma moodustavad lühipalad, mis on loodud kirjaniku kodutalust või selle lähemast ümbrusest. Kirjanik ise on Tähtsat päeva pidanud oma varasema perioodi üheks paremini õnnestunud teoseks ja on näha, et jutustuse tegelane karjapoiss Juhku on autorile väga lähedane. Tähtsa päeva jutustuse vähenõudlikust ja kompaktsest tekstist koorub lugedes sügav alltekst. Novellis on lihtsalt kirjeldatud ühe karjapoisi nurjunud päeva. Lugejale toob see aga paralleeli luhtunud, tühjale tähjale kulutatud elust. Võime tänapäevalgi küsida, mida teha kauaoodatud vabapäevaga ning kasutada oma vaba aega nii, et midagi raisku ei läheks. Karjalapse elu polnud Tammsaarelegi võõras. Kõik Tammsaare Põhjatalu lapsed pidid käima karjas ja nii tegi seda ka tulevane kirjanik Anton. Väike poiss pidi koos õvedega tõusma päikesetõusu ajal ning minema kodutalu soistele karjamaadele loomi karjatama. Ilusa ilmaga oli karjas lusti küll, hõisati ja lauldi. Igavuse peletamiseks olid karjalaste mängudeks usside püüdmine ja sipelga pessa panemine, kase otsast alla laskmine, linnupesade otsimine ja munade korjamine. Tulevane kirjanik Tammsaare õppis just karjalapsena tundma erinevaid taimi ja loomi. Igat lindu teadis ta juba häälitsuse järgi. Karjalapse teemat on kirjanik käsitlenud ka romaanis Tõde ja õigus. Kuigi algselt ei kirjutanud Tammsaare jutustust spetsiaalselt lastele, siis hilisemad väljaanded loost on ilmunud just lasteraamatutena ja illustratsioonidega. 1956. aasta väljaande on illustreerinud armastatud kunstnik Siimas Kopp ning raamat on tänaseni raamatupoodides müügil. 1976. aastal illustreeris raamatu Eevi Tihemets. Tähtis päev on tõlgitud ka vene ja soome keelde. Sulle on antud üks päev, tähtis päev. Päev, mil võid teha kõike seda, mida soovid. Mida sina sellel päeval teeksid?